Tere jälle kõigile, ilusat esmaspäeva õhtut. Tänane plaan on selline, ma saan kohe Aleksiga siin kokku. Lähme käime koos järjekordselt velomarketis, sest meie matkakotid jõudsid kohale. Ja siis lähme testime neid matkakotte enne suurt reisi Oandu-Ikla matkarada 375 kilomeetrit. Et igaks juhuks lähme vaatame üle, et kuidas siis varustus on, mis siis tänane plaan on see, et väike romantiline õhtusöök kahele. Mina ja Aleks kahekesi koos. Te olete õnnelik, et te näete mind. Ikka. Tere. No kuidas elu? Väga huvitavalt. Väga ilus uus jalgratas. Mulle ka väga hästi sõidab. Asfaldi peal keskmine keerustub 10 kilti parem kui selle mountain bike'iga. Sama. Põhimõtteliselt meil on jalgrattad nüüd kitted out. Hommikust rääkisin just Teniga, kutsus mind siuksele eksprompt jalgrattamatkale ja piknikule ja siis minu kande jäi õhtusöögi valmistamine ja materjalide kokku hankimine. Tulingi praegu turule ja lähen vaatame, mis ma turult head ja paremat saan. Tere! Tahaks bataati. Mõtleks teil kapsast ka. Võtaks sibula ka veel. Porgandit veel lahtiselt ei ole, ma mõtlen ära pakitud siin. Tahaks mingi 3 porgandit ka veel. Võtaks ühe tomati ka siis veel. Nii, sain kõik värsked asjad ühest kohast. Vaatan, äkki saab liha ja juustu ka veel siit. Turul käidud, mega palav on õues, 27 kraadi juba, kell on alles mingi 10 hommikul. Turult sai asjad kätte, lähen vaatame korra toidupoodi, et mõned lisandid veel juurde võtta ja siis lähme Võsule, näeme seal. No nii, tere jälle! Oleme Aleksiga jõudnud enda õhtusesse sihtpunkti, kuhu me tagasi tuleme. Oleme praegu Loksal ja plaan on selline, et teeme niisuguse väikse ühepäevase matka. Loksalt sõidame Viinistusse, sõidame päris peale, mis on Eesti kõige põhjapoolsem tipp ja siis õhtul siia tagasi. Kes näeb, siis Basili matkakotid on ikka meeletult head asjad võrreldes nende eelmistega, mis meil olid, et siin viskad asjad sisse ja kaovad nagu... Viskad ja unustad, jah, et siin ei pea mõtlema, et mida sa kaasa võtad, sa võtad kõik kaasa. Egas midagi, siin on meil üks uus abiline tekkinud Tactical Foodpack. Täna me teda ei kasuta, aga vaikselt oleme minemas Aleksiga pikale rattamatkal, nagu teate. Tactical Foodpack siis sellel pikal rattamatkal toitlustab meid tegelikult, aitab meid. Suur aitäh! Aleksil on uus jalgratas, by the way. Sama firma nagu mul Kona, aga Aleksil on kõvem variant. Anyway, esimesed kilomeetrid, väga meeldiv. On the road again, hitting the road. Aleks, mis te kükitate siin? Võib-olla, kes videodest mäletab, siis siin kohas käisime isaga ükskord meriforelli üritamas püüda. Päris metsik tuul on täna. Seal RMK alal on tõenäoliselt ka tuul. Siit läksime sisse, mööda seda muruserva, vaata. Paremale poole vesi on siiamaani püüad seal. Viinistu peaks kuskil lähedal olema tegelikult siin. See on ilus koht tegelikult. Päris jõukrad lained. 100 kohvrit on selle asja nimi, aga näed, siin lähevad igale poole, vaata, Veneetsia, Nairobi. Et ühesõnaga rehvide vahe, et kui on graveli rehv, mis on mulle, mingi 5 senti vist lai. Sul on nagu täitsa laiem kui mul, vaata.
sul on jah mingine, ma ei tea, 35 milli äkki. Mul on 50 milli. Et nendel on juba see veeretakistuse vahe on päris suur. Puusalt arvan mingi 10–20%. Et noh, asfaldi peal praegu annab päris hästi tunda. Aga jälle graveliga on pehme pinnase peal saad üldse rattaga sõita, et pitsarefiga ei saa sõita. Holigaan! Vana hea kruusatee. Siin on üks vana sõjaväebaas, vist oli kunagi mingi radarihooned ja asjad. Siin on vana kasarmu, ma eeldan, mida ei tehtud valmis. Ei, siin on mingid vanad radarihooned, need vasakul siin vist peaksid olema. Ma tean, et siin mingi sõjaväekompleks kunagi oli, ma uurisin neid mingi mahajäetud baasi asju. Ja näe, vaata siin paremal nüüd mingid kuradi imelikud asjad. Ütle mulle, mis siin toimub, siis ei tohi minna. Miks? Midagi kahtlast. Siin on nüüd paremal on üks telkimiskoht, vaata. See on see koht, kus ma ATV-ga käisin üks kord. Siin on ka tehtud ümber, siin ennem oli maas oli lõke. See ahi on uus siin. Sa ju tead, milline see teine koht välja näeb? Vägevam. On, no seal on modernne, siin on niisugune vana retro niisugune. Aga seal on niisugune nagu uued RMK kohad. No lähme minnes. Lähme vaatame korraks ja saame tagasi tulla. See, ai! Otse s**tarisse. Kui niimoodi võtta, siis see koht on ka parem, sellepärast, et me näeme vähem naabreid. Eesti mandri osa kõige põhjapoolsem tipp on seal. Purekari neem. Me lähme vaatame riided ja lähme ujuma. Ain't nothing gonna break my stride. Ain't nothing gonna bring me down. Uh-oh. And a blue lagoon. Ain't nothing gonna bring us down. Kallis vaataja, vaadake mida kõike me oleme kaasa vedinud lihtsalt tänu kahele matkakotile, terve elamine on kaasas. Ei läinud lihtsa peale välja suured piprad, suured soolad, õli, kastmed, majonees, noolemäng, rätikud, jooginõud, erinevad toorained, pann, sööginõud, raamatud, 5 liitrit vett. Ma ei ole noolemängu, ma ei tea, mis ajast mänginud. Sa oled mingi professionaal, ma saan aru. Issand jumal, kui imelik. 3 sõrmaga. Päris hea, 9x13. Palju on? Ma ei tea, mida see tähendab isegi, mis sa just ütlesid. 57 punkti. See lendub. Viskasid poole. Ei visanud. Taga otstel ära. No ma tahtsin 13 saada. Ma sain 13 punkti ka siit. Ma nägin, kuidas see läks sinna pihta, tagu ots. Kuule, vaata, ma viskasin selle ka pooleks seal. Mul on üks niisugune huvitav teadaanne ka. Velomarket, kus me jalgrattad Aleksiga ossime endale. Et neil on, kui ma nüüd ei eksi, siis 6–11 juuli on neil mingi festival, mingi velofännifest, Velomarketi oma. Nad pakuvad mingitel päevadel, reedel on, ma tean, on neil street food on koha peal olemas, tänavatoidud, asjad. Mingi üritus on neil nii-öelda. Saate minna sinna jalgratastega sõita, testida erinevaid jalgrattaid. Ma tean, et mingil päeval, ma ei ole kindel, mis päev see oli, tuleb sinna Sass Henno pelmeeni vist tegema, kui ma õigesti mäletan. Ja mina ja Aleks oleme ka kohal, chillime seal ja teeme vist süüa või midagi. Ja kui tahate rääkima tulla, tere öelda, mis iganes, meid näha, pilti teha meiega, mis iganes, me oleme Velomarketis olemas. Saate jalgrattaga sõita, neil on igasugused vägevaid fatbike seal, kes ei tea, siis ref on mingi takoine ja maanterattaid, kruisereid, igasuguseid seinast seina, isegi seal on ka taskukohaseid rattaid igasuguseid, et tulge läbi ja visake pilk peale. Nagu coleslaw salat välja näeb. Väga tark asi, mitmes erinevas suuruses puud, varem valmis tehtud,
see on kohe täiesti alguses, on ju, mis läheb lihtsalt põrema vähe jämedamad ja veel jämedamad. Tampoon on siin all, see läheb väga lihtsalt, läheb põlema. Ainult video jaoks näitan, kuidas väga väheste vahenditega saab alati saab tule tehtud. Praegu ma teen nagu eeltöö ära, tegelikult ei pea nii palju neid siia panemagi või võid vaikselt teha seda asja, et loodame parimat. Paneme jämedamad puud peale siia samamoodi. Aga jah, tadaa! Kuule, sa meenutab mulle Marko Tasast. See krõbiseb. See on väga hea. Seda me tahamegi. Ja näeb välja nagu porgand. Nii, me võtsime just bataadifriikad välja. Kes ei tea, mis me siis süüa teeme? Me ostsime bataati, me ostsime porgandit kapsast, teeme niukse coleslaw salati hamburgerile peale, majoneesiga, maitseainetega. Bataadifriikad maitsestame kohe ära soolaga. Hamburgeri biffi tegime ise hakklihast. Me paneme purksile alla natuke sinialitusjuustu, paneme selle biffi, cheddari juustu, coleslaw salat ja bataadifriikad kõrvale. Gourmet väljas väike camping trip, mõnus. Nii, bataat jah? Jah. Päris hea on ju. Nagu oleks ise teinud. Vajutame laiaks, seal on ilusti sibul, muna, veise hakkliha. Alex teeb näpuga augu, sellepärast ta tahab kokku tõmmata see biffi, siis see auk nagu ta tõmbab teistmoodi kokku ja jääb natukene laiem tänu sellele augule, mis ta tegi näpuga. Nii. Väga hea. Siukene sentimeeter umbes. Väga haige. Head isu ka siis. Head isu. See purks. Ma räägin. Ma hakkan nutma. See on minu jalgratas, Aleksi jalgratas on seal, me pakkisime kõik kokku, prügi on kokku koristatud, prügi on seal, siin on prügikastid, et te teaksite, saab ära viia. Ma ei tea, vee jätame siia, äkki kellelgi on vaja midagi kustutada või mis iganes igaks juhuks. Ja me vahetame Aleksiga jalgrattaid. Ma proovin tema oma, ta proovib minu oma. Et noh, Alex on enda omaga täiega palju sõitnud, mina olen enda omaga täiega palju sõitnud ja siis nüüd mõtlesime, et proovime, vaatame, et mis vahed on. Ma arvan, et ma saan anaalnoomituse praegu su rattalt. Ma kardan su sadulat. Ma istun selle sisse. Kohe on aru saada, et raam on jämeda, mul sääred käivad siia selle posti vastu, mis siin on, vaata, harjumise asi. Aga muidu on kuidagi nagu pehmem oleks sõita sinu omaga. Aga ma praegu vaatan, siis lenks on sul laiem küll. Ma ütlen kohe ühe asja ära, su sadul on nii ebamugav. Sadul on nõtta ette poole kaldu. Minu oma. Mul viimasel ajal ka nagu ma ei saagi aru, kas ta on ära liikunud natuke paigast, aga ennem oli täpselt loodis. Aga vaata, point on nüüd selles, et kui ma siit alt võtan kinni, on ju, kui ta liiga üleval oli sadul, vaata, mehe aule hakkas pigistama. Et ma sellepärast lasin nagu loodi selle sadula, aga sul on natuke üleval, vaata. Vaata, sul on see, et sa läksid väiksemaks, vaata, raamiga sul ei ole hullu, aga mul on ülikei on hoida, vaata, üli kaugelt kinni. Üks ta ole harjumise asi ja noh, raami vahe. See suur seal, mida sa näed, see on mõrd, su eks-naine. Maru rahulik on siis. Ma ei ole isegi väsinud. Ma loodan, et meeldis meie Murger Velomarketis. 6–11 on kampaania ja mingi päev olen meiega kohal. Follow'i mu Instagrami siin kuskil. Ja tule astu läbi, sõida jalgratastega, söö pelmeeni. Olge tublid. Tšau, paka! Tšau!